Tere päevast kõigile, minu nimi on Kairi Tilga, olen Eesti Koostöökogu juhataja. Eesti Koostöökogu täna on Riigikogu suures saalis saanud esitada järjekordset Eesti inimarengu aruannet, mis siis sel korral tõesti võttis fookusesse haridusteema. 2,5 aastat kestnud teekond on täna jõudnud vägeva verstapostini. Kui 2,5 aastat tagasi Eesti Koostöökogu nõukogu valis uue inimarengu aruande teemad, siis oli selge teadmine, et see peab olema haridus. Et see alati kandub sillana eelmisest aruandest, mis siis teatavasti 2023. aastal keskendus vaimsele tervisele. Nii et nüüd siis sillana haridus ja tõstatasime sellise suure küsimuse, et mis mõju on haridusel meie ühiskonnale ja kuidas ta siis ikkagi ühiskonnast vastu peegeldub. Mis on hariduse tagajärg ühiskonnas. Ja täna on suur au siis tõesti neid järeldusi, ettepanekuid ja seda suurt teadmist avalikkuses esitada. Ja nüüd siis ka pressikonverentsiga ja mul on hea meel anda sõna peatoimetajale ja kolmele siis peatüki toimetajale. Nii et teil on hea võimalus kuulata väikest sissekannet ja siis ka küsida oma küsimusi. Aitäh! Ja tere ka minu poolt. Tõepoolest haridus ühiskonna peeglis ja kui me vaatame seda inimarengu aruannet, siis iga peatükk iseenesest vaatab haridust erinevast valdkonnast ja selles mõttes käesolev aruanne võiks jõuda tõepoolest iga ministri laua peale ja siia võiksime mõttes ka panna mõne ministeeriumi taha. Mis on veel huvitav inimarengu aruandes, kui ma ei eksi, siis see on läbi ajaloo kõige suurem meeskond, kes on siin osalenud. Lugesime kokku üle 100 inimese, siin on nii täiskasvanud, ka isegi lapsi on õpetajaid, kohtunikke, kriminolooge, haridusteadlasi, et tõepoolest haridust on siin aruandes lahanud väga-väga erineva taustaga inimesed. Minu sissejuhatuse kõige olulisem võib-olla sõnum või järeldus on see, et me küll teame palju, aga kas me ka julgeme otsustada täna? Julgeme otsustada isegi siis, kui me võib-olla kõigile ei meeldi. Mul on tunne, et täna on see üks olulisemad küsimusi, sest kui me vaatame, mis Eestis praegu toimub ja mida andmed näitavad, siis meie esimene selline tugev sisus on see, et haridus on küll Eesti tugevuse alus, meil on hästi kõrge haridustahe läbi ajaloo, aga ebavõrdsus on juba ammu meiega kaasas käinud ja täna me saame seal isegi numbrid juurde panna. Et siin slaidi peal on näha, millised on siis põhikooli matemaatikaeksami tulemuste seos siis ema ja isa sissetulekutega. Ja eristame ka siis Tallinnat ja muu Eestit ja mis on hästi ehmatav tulemus. Kõige tugevam seos on Tallinna linnas. Tallinna linnas on haridusliku ebavõrdsuse seos 2 korda suurem kui mujal Eestis ja see korrelatsioon on statistilises mõttes ülitugev. Ja kui me vaatame ka näiteks toetuste osakaalu pere sissetulekutes, siis mida rohkem pere sõltub toetustest, see on siis lapsetoetused, erinevad võib-olla puudetoetused, pensionitoetus, siis seda nõrgemad on tegelikult kooli matemaatikaeksami tulemused, mis jällegi näitab, et meil on väga tugevad kihistumise märgid. Ja tänane teravik peaks olema siin Tallinnas, sest Tallinna linnas õpib 33% Eesti õpilastest. Harju maakonnas on pooled Eesti õpilased, ehk siis Tallinna ja Harju maakonna mõju laste tulevikule on fenomenaalselt suur. Ja mida me kindlasti peame rõhutama selles aruandes, aga rõhutama on see, et me tihtipeale meedias räägime ja näitame näpuga pere poole, aga täna peame rääkima ka koolides, ka koolid võivad segregeeruda, kus halvemus kuhjub. Et kool võib nii süvendada kui ka leevendada hariduslikku ebavõrdsust ja kõige lihtsam näide on alati see, et kui on kool, kus on süsteemselt puudu headest õpetajatest, siis seda arengukeskkonda tagada, see on väga keeruline. Siis hariduslõhe ei piirdu ainult koolimajaga, et täna me väga tugevalt räägime juba sellest, et ka huviharidusele kättesaadavus on hästi õhkõrn ja kõige rohkem on huviharidust seal nooremates gruppides, vanusegruppides, aga kõige vähem on tegelikult keskkooliealistel 16–19, ainult 25% osaleb huvikoolides.
ja miks see on oluline, on sellepärast, et see parandab meie siseturvalisust, aga tegelikult huviharidus hoiab inimesed ka kauem koolis, et seda on teadusuuringud ammu tõestanud, et koolist välja langemine on väiksem, kui sa käid ka huvikoolis ja tänu nendele sotsiaalsetele oskustele, enesejuhtimise oskusele. Ja kui me vaatame üle inimese elukaare, et mida siis hariduslik ebavõrdsus noore seas tekitab siis ülejäänud elukaarele, meil on ka selle kohta andmeid, PIAK-i uuringud näitavad väga hästi, et kuni 30 eluaastani on meie täiskasvanute oskused üsna head. Aga just seal vanemas eagrupis, näiteks 55+, tegelikult oskuste lõhe on päris suur. Ja me kaotame tippriikidele, näiteks Rootsi on meie üks tippriikidest, et me kaotame päris palju, et meie vanemaealised täiskasvanud, nende oskuste lõhe on ka muret tekitav. Ja kuidas me selle kokku võtaksin? Inimarengu aruandes on väga hea termin haridustahe. Kui haridustahe kaob üldharidusega ära, siis tegelikult see haridustahe peaks ideaalis kandma inimest üle elukaare sünnist surmani. Aga kui ta üldhariduskooli lõpuks ära kaob, siis tegelikult inimene ei õpi ka ülejäänud elu jooksul. Et me peame selle haridustahtele väga tugevalt täna tähelepanu pöörama. Ja sõnum number 2 meie poolt rõhutab seda, et me vaatame täna väga palju rahvusvahelisi pingeridasid ja ma panen ühedele ka siia ette, see on inimarengu aruande indeks, inimarengu indeks. Ja mida me näeme, et Balti riigid, Eesti, Läti, Leedu on päris vaprasti siin teinud hüppe pärast taas iseseisvumist. Ja Eesti on olnud tegelikult siin hüppes vedur. Eesti on kõige kiiremini kasvanud, aga ühest hetkest see kasv peatus. Täna juba vaatame, siis majanduslikus näitajas on Leedu meist ette jõudnud. Haridus mõttes samamoodi, tegelikult Leedu on hästi lähedal juba, et tegelikult kui me näeme, siis Eesti kaotab oma positsiooni selles indeksis. Täna veel jah, me oleme 36. kohal ja Leedu on veel natuke taga, aga majandusnäitaja poolest näiteks Leedu pürgib ilmselt lähiaastatel võib-olla meist isegi ettepoole selles indeksis. Kes on tipuriigid? Island, meist 3 korda väiksem riik on tipuriik inimarengu indeksi reas. Ja ülejäänud on kõik Põhjamaad. Aga mis on probleem, on see, et meie kõrged haridusaastad ja haridusnäitajad ja kõrge haridus tegelikult ei kandu piisavalt hästi meie tervisesse ja majandusse ja ma arvan, et seda illustreerib väga hästi need näitajad, kui suur on meie suhtelise vaesuse määr ja tervena elatud aastad sünnihetkel. Et kui me vaatame piirkondlikke lõhesid, siis tegelikult Harju maakonnas elab inimene 2 korda väiksema vaesusriskiga ja elab ka kauem kui näiteks teises Eesti otsas. Et iseenesest nende pingeridadest palju olulisem on see, et kuidas see lõhe Eesti sees toimib. Kui 300 kilomeetri raadiuses sa kaotad elueas 10 aastat, siis on päris suur kadu. Kui sa oled 2 korda vaesem, ka väga suur mõju inimeste eludele, et tegelikult selle statistika näol tuleb ka välja, et need on lõhed, millega me peame tegelema ja haridus on väga tugevalt seotud regionaalpoliitikaga, majanduspoliitikaga, tervisepoliitikaga. Mis siis teha või mis me teinud oleme? Sõnum number 3, me teame palju. Nüüd on vaja julgust tegutseda. Ja mida avastasime ka selle inimarengu aruande loomise vältel, et saada aru, mida on siis uuritud, siis me võtsime siis enam-vähem hoomatava verstaposti, et 10 viimast aastat, mida me teame siis hariduse kohta. Ja mis selgus on see, et meil on kaunis palju erinevaid raporteid, meil on väga palju lõputöid, meil on haridusteadlased väga palju avaldanud artikleid ja mina oma tagasihoidlike hinnangutega suutsin kokku lugeda 420 000 lehekülge. Tunnistan ausalt, ma ei ole seda kõike läbi lugenud. Hea, kui ma olen pooleni jõudnud, aga ma jätkan veel seda. Kui me need paberid välja printiksime, kõik need raportid, siis me saaksime 45 meetrit kõrguse A4 paberi hunniku. 45 meetrit on umbes meie Pika Hermanni torn. 10 aasta jooksul oleme tootnud umbes Pika Hermanni torni kõrguse jagu erinevaid haridusuuringuid. Et meil on teadmisi päris palju ja kui me selle maha laotaksime, siis Tallinnast Tartusse saaksime see kena paberitee endale teha. Need faktid illustreerivad omamoodi naljakal moel seda, et meile meeldib uurida ja me ei ole selles mõttes anomaalsed, et
Rahvusvaheliselt tuvaksegi välja, et selline uurimismentaliteet on hästi tugev, mis on vajalik, aga küsimus on selles, et kui paljud nendest raportitest jõuavad tegelikult lugejateni. Sest ÜRO on tulnud välja, et nende näitel ainult 5% jõuab laiema lugemani. Mis on probleem tegelikult? Eestis ka, need on väga head uuringud ja need peaksid jõudma inimesteni. See on küsimus, kuidas me sellise paberivirnani jõudnud oleme. Esimene põhjus, mille toob hästi teadusuuringud välja, on rakendamise lõks. Meile kõigile meeldib uurida, aga vähesed tahavad vastutada ja teha otsused pärast uuringut. Ja nägime ka ise, et kui me loeme nende uuringute soovitusi, siis need tihtipeale langevadki sellisesse ümmargus vastutusalasse, et ei tea täpselt, millise ministeeriumi vastutusala see on. Ja siis ta jääbki siin õhku. Siis võib-olla veel tugevam soovitus OECD poolt on see, et hariduselu ei tohi kõikuda valimistsükliga. Et seda on OECD väga tugevalt märganud ja hoiatanud riike, et need riigid on palju edukamad hariduses, kes ei kõiguta haridust iga valimise tsükliga. Ehk siis, kui reform on tehtud, nad ei pööra seda tagasi, vaid analüüsivad. Ja mis on hästi oluline võib-olla Eesti puhul, on see, et selles 420 000 leheküljes ja nendes raportites ma ei näe praktiliselt mitte ühtegi mõjuanalüüsi. Mis on väga suur probleem, kui me teeme haridusuuringuid, mis annavad alus nendeks reformidele, siis peab olema mõjuanalüüsid. Kui me teeme reformi, mis juhtub, ka on see kõige negatiivsem stsenaarium ja siis otsustame, nagu täna ka suures saalist oli välja, tihtipeale otsus on ennem tehtud ja siis teeme uuringu alles. See ei tohiks niipidi käia. Mida siis veel teha? Sellest räägib küll Mihkel Solvak varsti lähemalt, aga sõnum 4 meie poolt on see, et Eesti on e-riik, aga me ei kasuta seda hariduses. Meil on väga head andmetaristud ja mida tõi ka välja Jaak Aaviksoo raport, hariduskulude raport. Meil on andmekorratus. Me investeerime väga palju raha tegelikult haridusse, aga me ei tea täpselt, kuhu see raha läheb. Ja iseenesest on minu arust päris markantne juba see, kui ametis olev minister peab tellima endise ministri uurimaks, kuhu kaob haridusraha. Et sellest valmis ka üks väga hea raport, ma soovitan selle lugeda. Aga mida siis teha, miks on andmetes suur võlu ja rakendamise kunst on see, et meie lähiriigid, need tipuriigid, Island on juba päris pikalt teinud andmenäidikuid, kus on noorte ja laste heaolu monitooritakse väga tugevalt ja nad sekkuvad siis, kui probleemid tekivad. Ja Soome läheb sinna samma suunda praegu. Et samal ajal, kui meie alles mõtleme ja menetleme, mõtlen andmekaitselisest menetleme, siis tegelikult teised on juba ammu tegutsenud. Ometigi meie registrid on väga palju paremad kui teistel riikidel. Ja tuues selle 5. sõnumi juurde veel juurde, siis Eesti haridus täna on seisus, kus me vajame väga pausi. Me vajame tervislikku lahutamistehet, sest me oleme aastatega väga palju ülesandeid juurde pannud haridusele, sest iga huvigrupp teab väga hästi, mida kõike peaks koolid tegema, aga täna peaksime mõtlema selle peale, et me oleme väga uhked oma PISA tulemuste üle, aga mida rahvusvaheline PISA raport näitab, on see, et Eesti kuulub nendesse riikide gruppi, kus on üle keskmise matemaatika tulemus 15-aastastel, aga alla keskmise kuuluvustunne koolis. Lihtsalt öelda, meie õpilased koolis on õnnetud, madal sotsiaalne liim, aga väga head matemaatika tulemust rahvusvahelises võrdluses, et õnnetud, aga targad, eks. See kindlasti ei kehti nagu iga kooli kohta, et nagu statistika vaatab alati keskmisi, aga see on üks murekoht meile. Ja siia lisandub kindlasti ka eelmine inimarengu aruanne, mis tõi väga teravalt välja. Tõepoolest just noorte vaimse tervise raskused on väga oluline punkt. Ja Eesti noored on võrreldes naaberriikidega palju depressiivsemad ja rohkem stressis. Ja mis on hästi oluline see, et see kandub täiskasvanu ikka. Iga teine täiskasvanu ja vaimse tervise probleem on saanud alguse enne 14. eluaastat. Ehk siis tegelikult see on ju see aeg, kui see noor inimene käib koolis. Ja õpikeskkonna tuum täna järjest enam, kui me vaatame rahvusvahelisi uuringuid, aga seda inimaruannet ka, siis kui ma vaatan ka reaktsioone praegu meedias, siis haridussüsteemis on väga karjuv vajadus inimlikkuse järele. Ma ei oska seda juba lihtsamalt sõnastada.
inimlikkuse ja heade suhete järele. Ja ma sõnastaksin selle niimoodi, et me täna räägime väga palju väga rasketel teemadel, aga me ei saa unustada seda, et see psühholoogiline julgeolek riigis algab tegelikult mikrotasandilt. Inimese enda psühholoogiline julgeolek, aga see, kuidas ta tunneb ennast koolis ja peres, tegelikult see Eesti riigi, ühiskonna, kultuuri, pere ja inimese närvikava on see, mis täna määrab väga tugevalt meie Eesti riigi sellist tugevust. Ja tihtipeale tuuks ka välja, et me ei saa ju midagi teha, kui kodud on lõhkised. Ja mulle tundub, et tänastes diskussioonides ka, kui me rääkisime, et aga mis me teeme, kui kodu annab alla, kas ka meie peame alla andma siis? Me ei tohi alla anda. Kui lapse tagant on kodu ära kukkunud, siis tegelikult meil ei ole küsimus, kas kool peaks tegelema. Koolil ei ole küsimus, kool peab tegelema. Et meil on täna hästi rasked küsimused ja kui ma toon välja, siis teadusuuringud näitavad, et noore inimese ümber on sul 4 asja. Sul on kodu, kool, huviharidus ja sõbrad, aga need sõbrad väga sageli tekivad just koolist ja huviharidusest. Ja kui me vaatame, siis neid 3 sammast siin lõpus me saame väga hästi riiklikult ja omavalitsuste tasandil kujundada, et kool, huviharidus ja sõbrad, see on meie kujundada ka siis, kui see kodu tagant ära langeb. Et selles mõttes meie vastutus on ilmselge ja kui ma tuuaksin välja selle viimase mõtte, mis jällegi, kui ma vaatan reaktsioone praegu haridusinimeste poolt, siis tundub, et haridus tõepoolest vajab tugevalt aega, et mõelda mõtteid lõpuni ja natukene väiksemas tempos olla selles keskkonnas, kus me õpime ja areneme igapäevaselt. Et haridus võiks olla see koht, kus inimesel on aega mõtteid lõpuni mõelda. Et see tundub täna nii suur privileeg, kui vaatame ärevat maailma. Aga ma annan siit ilusti üle Tiit Tammarule, kes räägib ka järgnevatel väga olulistel teemadel. Tere kõigile, suur tänu. Suur tänu Eesti koostöö. Tere kõigile, suur tänu. Eriti suur tänu Eesti koostöö kogule, kes taaskord on selle suure ettevõtmise ette võtnud ja uus inimarengu aruanne on tõepoolest Ene-Li Kintsiku vedamisel kaante vahel. Ja selle teemaks on haridus ja võib-olla kui veel üle öelda, mis see aruanne on ja mis ta ei ole, siis ta ei ole niivõrd vaade sellesse, et kuidas me koolis õpetame, vaid see on tõepoolest, nagu see pealkiri ütleb ka, sellest, mis on hariduse roll ühiskonnas. Kuidas ta seondub meie jõukusega, kuidas ta seondub meie sissetulekutega, meie tervisega ja teiste selliste laiemate ühiskonnas toimuvate protsessidega. Ja minu juhitud peatüki teemaks on ka seetõttu haridus kui sotsiaalne lift. Ja see teema, mille ma üles võtan, on seotud siis eesti ja venekeelse kooli reformiga või siis täpsemalt eestikeelsele õppele üleminekuga ja kuhu võiks siit siis edasi liikuda. Ja see põhiline sõnum on siis see, et koos õppimine võiks olla siis see järgmine samm. Nii et tõepoolest oleme nüüd teinud lõpuks selle väga suure, olulise ja ajaloolise otsuse, et kõik Eesti koolid on läinud üle eestikeelsele õppele, mis tagab ikkagi kõikidele Eesti lastele tulevikus selle võimaluse, et nad on võrdsed ühiskonnaliikmed. Et meil on ju palju juttu sellest, et on esimese ja teise sordi inimesed ja see tuleneb paljuski ju keeleoskusest ja sellest tulenevatest võimalustest, et me saame ja oleme teinud esimese väga suure sammu, et sellest suurest barjäärist üle minna. Aga kui me räägime lõimumisest ja sellist ühiskonna sidususest laiemas mõttes, siis see keeleõppe üksinda veel ei taga veel seda, et kõigil tekivad need võimalused. Ja kui me süveneme lõimumise mõistesse täpsemalt, siis see tähendab ikkagi koos tegutsemist. Ja ma korrast panin seetõttu järgmisele slaidile natukene välja suumitud pildi, et mis on üldse vähemuste valikud ühiskonnas ja toetun siin Kanada psühholoogia professorile John Berrile, kes on käinud 30 aasta jooksul mitu korda Eestis ja ka Eesti arutelu välja seoses rahvussuhetega palju mõjutanud. Ja ta toob välja siis 4 sellist võimalikku valikuteed,
millest 2 on sellised, kus vähemused pigem on omaette, seda siis erinevatele moodidel, kas siis üldse lüües käega, et tunnevad, et neil ei ole neid samu võimalusi ühiskonnas, mis on põhirahvusel, või siis teadlik eraldumine, kus siis püüakse luua väga selge, tugev oma keele ja kogukonna tunne, mis elab oma paralleelset elu muust ühiskonnast. Ja teiselt poolt siis koosolemine, millel samuti võivad olla erinevad morrid, kas siis selline täielik sulandumine või lõimumine. Ja nende vahe on siis selles, et see täielik sulandumine eeldab siis igas mõttes kuni koduni välja siis põhirahvuse keele, kultuuri, identiteedi ülevõtmist ja lõimumine siis pigem seda, et toimub sellise põhirahvusega koos olemine, aga oma identiteeti täiesti kõrvale ei jäeta. Kui tuua näiteks, et kui eestlane läheb Soome, et semast ei saa siis soomlast, vaid ta jääb ikkagi eestlaseks Soomes. Või et Eestis, et meil ei muutu kõik eestlasteks, aga et meil on Ukraina eestlased ja Vene eestlased ja edasi, et on ühelt poolt see ühisosa, aga siis jääb ka ikkagi igale rahvusrühmale oma selline selge eripära ka. Ja John Berry ja ka me teame seda laiemalt ju rõhutab seda, et see lõimumine on see kõige võib-olla mõistlikum arengutee. Ja sageli, kui me vaatame ka riikide rahvuspoliitikaid ja rahvussuhete korralduse poliitikaid, siis seda lõimumist ju eelkõige rõhutatakse, mille vastan siis integratsioon, et need ei ole 2 erinevat sõna, mõnikord mulle tundub, et Eestis kuidagi arvatakse, et sõna lõimumine võeti kasutusele kui mingi muu sõna võrreldes integratsiooniga, need on 2 sama sõna, üks ja sama sõna eesti ja inglise keele versioon siis sellest. Aga ta ütleb ka seda, et see on kõige raskem kohanemise tee. Ehk et see nõuab pingutust, et see ei saa mitte mingil juhul juhtuda siis kuidagi iseenesest, vaid see nõuab kõigilt ühiskonnast pingutust. Ja samas see pingutus ei ole lihtne, et kui me toome välja võib-olla Eesti vaatenurgas siis mõned probleemid, mis seda siis ka koos õppimise vaatenurgas siis neid suuri takistusi meile teele ette veeretavad, siis esimene ja väga lihtne tõdemus on ju see, et ruumiliselt juba paiknetakse eraldi. Ja sellel kaardil, mida tumedam on mingi piirkond, seda suurem on vene emakeelega inimeste osakaal ja vastupidi, mida heledam on piirkond, seda suurem on eesti emakeelega inimeste osakaal. Ja mida me lihtsalt näeme siis 2 ajamomendi vahel on siis see, et üha rohkem koonduvad venekeelsed inimesed siis Tallinnasse ja Ida-Virumaale. Ja eriti Tallinn on siis see, kus meil elab üha rohkem venekeelseid inimesi. Ja teiselt poolt, kui me nüüd omakorda Tallinnasse endasse sisse suumime, vaatame sama perioodi jooksul toimunud muutusi, jällegi mida pruunim on mingi piirkond, seda suurem on vene emakeelega inimeste osakaal, me näeme, et laias laastus Tallinnas on ju umbes võrdselt eesti ja vene emakeelega inimesi. Aga praktiliselt põhiosa elab ikkagi väga kitsal territooriumil Tallinnas. Ehk kui me tahame rääkida koos olemisest ja koos õppimisest, siis juba see lihtne asjaolu, et tegelikult elatakse väga eraldi, muudab selle ülesande väga keeruliseks. Koolid on meil ju sageli, eriti madalamatel kooliastmetel, elukoha piirkonna põhised. Teiselt poolt me näeme, eks ole, ka neid debatte, mis ühiskonnas on ja mis sellega seonduvad, et me näeme vanemate hirmusid, seoses sellega, et õpilaste õpitulemused langevad, kui erinevast rahvusest lapsed koos õpivad, eriti kui eestikeelsetesse klassidesse tuleb rohkem vene emakeelega õpilasi. Ja eestlastest lastevanematel on veel teine suur hirm, et lastest tehakse lõimumise tööriist, et kool on siis see koht, kus siis nende laste kaudu peaks see lõimumine toimuma. Ja me näeme, et väga paljud Eesti lapsevanemad seda ju hea meelega nii ei näe ja jällegi, et mida suurem on teisest rahvusest laste osakaal klassis, seda suuremaks see vastandumine või see probleem tekib. Samas, kui me nüüd vaatame seda, et missuguseid mõjusid koos õppimisest tekib, siis need on siiski vene noortele ainult positiivsed. Ehk et kui me selles konkreetses analüüsis vaatasime vene emakeelega noori Tallinnas, kes kasvasid üles venekeelses keskkonnas, ehk samad pruunid laigud, mida me siin kaardi peal nägime. Ja vaatasime eraldi neid, kes läksid õppima koos eestlastega ja need, kes jäid õppima oma rahvusest õpilastega.
siis me näeme seda, et need vene noored, kes läksid õppima koos eestlastega, nende kõik elutulemused muutusid paremaks. Nendel kasvas oluliselt tõenäosus saada kõrgharidus, kasvas tõenäosus saada parem töö ja lõpuks jõuda täiskasvanu eas, me võtsime väga longituudse vaate üle põlvkonna, elama samadesse piirkondadesse, kus elavad eestlased. Ja jällegi, kui me nüüd mõtleme sellele, et koolid on piirkonnapõhised, siis nende lapsed juba elavad nendes piirkondades, kus ongi juba palju ka eestikeelseid lapsi. Nii et sellel on hästi palju ikkagi positiivseid efekte, mis see koosõppimine just eriti vene noortele kaasa toob. Nii et kui kokku võtta, siis ongi nüüd see järgmise sammu astumise koht, et me oleme teinud selle väga olulise otsuse minna üle eestikeelsele õppele. Kui me tahame tõesti rääkida lõimumisest, sellest sotsiaalse lifti tekitamisest, haridusest, siis järgmine väga loogiline samm on siis siht seada koosõppimise suurenemisele. Ja selle probleemiga ka siis, või selle teemaga sihikindlalt tegelemine. Ja ma panin siia lõppu 3. siis märksõnana aeglaselt kiirustamine. Otsus minna üle eestikeelsele õppele võttis aastaid 30 aega. Et oleks väga tore, kui see siht ei oleks siiski nii pikaajaline. Samas on selge ka see, et kohe homme kõiki lapsi kõikides koolides koos õppima panna samamoodi viib fiaskoni. Ehk et tuleks ikkagi võtta selline jõukohane kiirus, läbimõeldus, aga oluline on see, kui me tahame lõimunud ühiskonda, kui me tahame hariduse toimimist sotsiaalse liftina, siis see oleks järgmine oluline samm, mida võiks astuda. Suur tänu ja annan siit järje üle. Tere ka minu poolt kõigile. Inimarengu aruanne kannab muuhulgas ka sellist sõnumit, et haridusest sõltub meie igaühe turvalisus ja see sõnum on siis kätketud sellisesse peatükki, nagu haridus on turvalise ühiskonna alus. Ja kui nüüd täpsemaks minna siis hariduse käekäigust sõltub kooli noorte ja täiskasvanute riskikäitumine. Kui on põhihariduses pikem haridustee, juba see märgatavalt vähendab täiskasvanu eas kuritegude toimepanemise riski. Aga algusesse minnes siis ühest küljest peab tõele au andma, et alaealiste väärtegude ja kuritegude arv on aastatega järjepanu vähenenud ja on vähenenud märkimisväärselt. Teisalt aga, nii nagu ka Ene-Li Kindsiko juba rääkis, inimarengu aruanne tõstab esile selle, kuidas Eestis on aina süvenemas hariduslõhe, hariduslik ebavõrdsus, mis tähendab seda, et haridusteel edasi jõudmine lapsel sõltub alatasa sellest, milline on tema vanemate sissetulekud ja ka kus ta elab Eestis. Kui see nüüd niimoodi jätkub, siis suureneb ka ühtlasi selliste noorte riskikäitumise oht, kellel pole nii häid tingimusi hariduse omandamiseks kui teistel. Teine selline tähelepanu vajav koht on sotsiaalmeedia. Mõni aasta tagasi viidi läbi selline suuremahuline uuring ja analüüsiti pea 6000 Eesti kooliõpilase vastuseid ja need puudutasid siis õigusrikkumisi ja ohvriks langemist. Muu hulgas ilmnes sellest uuringust, et iga 5. noor on kogenud mingil määral küberkiusu. Näiteks olgu see ähvardavate sõnumite saamine ja nagu selle uuringus nimetati, siis või haavavate sõnumite saamine, see hõlmas siis näiteks selliseid sõnumeid, mis puudutasid teise välimust või ka pere toimetuleku raskusi. Ja lisaks kõigele muule siis ka ilma nõusolekuta intiimpiltide ja intiimvideode saatmist. Üks kõnekas asjaolu ka, mis välja tuli, oli see, et sotsiaalmeedias juhtunu puhul pöörduti kõigest umbes 5% juhtudest politseisse, mis tähendab seda, et sotsiaalmeedias toimuv on paljuski õiguskaitseasutuste süsteemide vaateväljast väljapoole jääv ja paljud sellised noorte ohvri kogemused jäävad tähelepanuta ja abita.
eriti ohustatud sotsiaalmeedias on põhikooliealised noored ja vene keelt kõnelevad noored. Sotsiaalmeedia osatähtsuse kasv muudab samal ajal koolid veelgi olulisemaks, sest koolidest on nüüdseks juba saamas selline üks väheseid füüsilisi kohtumispaiku ja suhtluskeskkondi noortele enda eakaaslastega. Ja millist koolikeskkonda praegune kool pakub? Seesama uuring sellele küsimusele vastust ka otsis ja ilmnes see, et noored, kes tunnevad ennast koolis turvaliselt ja kellel on kooliga tugevad sidemed, panevad ligi 1/3 võrra väiksema tõenäosusega toime õigusrikkumise võrreldes nende noortega, kelle sidemed kooliga on nõrgemad. Ja mida see nõrk side kooliga endast kujutab? See kujutab seda, et kooli tajutakse korratuna, klassiruumid on katki, siis veel näiteks seda, et asjad on lõhutud, seinad on soditud, samuti ka näiteks teiste õpilaste sage korda rikkuv käitumine on ka midagi sellist, mis osutab sellele, miks tuntakse kooliga nõrka sidet. Ja lisaks nendele veel ka näiteks kooli nõrk juhtimine, personali ja kaasõpilaste suur voolavus ning ka kehva kvaliteediga õppetöö. Et need on siis need tegurid, mis on olulised, mis mõjutavad seda, kas noor tunneb ennast koolis toetatuna ja turvalisena ja mis omakorda siis viib ka selleni, et kui suur on see ühel või teisel juhul õigusrikkumiste risk. Siis nüüd järgmine oluline tähelepanu vääriv koht on ka näha. Me saime inimarengu aruande jaoks Politsei- ja Piirivalveametilt sellised kokku koondatud andmed 2023. ja 2024. aasta kohta, mis puudutasid seda, millises vanuses noored, milliseid rikkumisi, millistel nädalapäevadel ja millistel kellaaegadel toime panevad. Ja selle põhjal sai teha päris selliseid põhjapanevaid järeldusi ja kui me neid tabeleid vaatame, siis rääkides vanuserühmast 7–12, 7–12 aastased, nende puhul on näha, et sellised õigusrikkumised koolipäevadel, need nüüd puudutavad koolipäevi, need mõlemad tabelid, koolipäevadel langevad valdavas osas sinna kooli ajale, kella 8 ja 14 vahele. Samas näiteks, kui võrrelda vanuserühma 13–17, siis neil on see märksa hajutatum ja nendel langevad rikkumised kõige enam siis koolipäevadel pärast lõunale ajavahemikule 14–20. Ja millal rikkumisi toime panevad valdavalt noored, eeskätt neljapäeviti reedeti, nädalavahetuse algusetti, vähem on teisipäeviti ja kolmapäeviti, mis võib osutada sellele, et selline tavapärane kooli rutiin ja struktureeritud päevakava siis aitab kuidagi vähendada seda õigusrikkumiste riski. Aga nüüd sellest edasi minnes, siis kui vaadata seda teismeliste kellaaega 14–20, sinna langevad peamiselt varavastased rikkumised ja ka siis liiklusega seotud rikkumised. Vägivald pigem jääb sinna lõunapaiku kella 11 ja 14 vahel, liiklusrikkumised 13–15 ja vahetult pärast koolitundi siis ka varavastased. Samas näiteks sõltuvusainete tarvitamisega seotud rikkumised paigutuvad hilisõhtule või lausa südaööle. Et see on ka see midagi, mis väärib osutamist. Nüüd esimene probleem, mida märgata, on see, et teismelised, kelle puhul nüüd see riskiaken on just koolipäevad kella 14–20, nemad osalevad märgatavalt vähem huvihariduses võrreldes siis nooremate lastega. Et kui me räägime 7–12 aastastest, siis nende puhul on niimoodi, et rohkem kui pooled lastest osalevad huvihariduses. Samas siia võrdluseks tuues alates 13. eluaastast hakkab see märgatavalt vähenema ja 16. eluaastaks on jäänud ainult 25% neid lapsi, kes osalevad huvihariduses.
Samal ajal teismeliste puhul on see ennetamise vajadus oluliselt suurem, nende puhul suureneb iseseisvus, väheneb järelevalve, nad on oma liikumises justkui vabamad, eks ole, nad suhtlevad rohkem eakaaslastega, otsivad sellist kuuluvustunnet ja ühtlasi neil kerkivad esile ka sellised eksistentsiaalsed küsimused tugevamalt. Samas siis see kriitiline pärastlõunane aeg, mil koolitunnid on läbi ja neil just see järelevalve vähemalt hetkeliselt lakkab olemast, lapsevanemad on veel tööl, siis sellel ajal see vanusegrupp või sellesse vanusegruppi kuuluvad noored panevad toime kõige rohkem rikkumisi. Ja see on sama ajaaken, kuhu langeb ühtlasi huvihariduse ajaaken. Nii et huviharidus aitab õigel ajal või võib aidata õigel ajal sekkuda just nimelt teismeliste riskikäitumisse. Ja huviharidus ongi midagi sellist, mida teaduskirjanduses, samuti ka teiste riikide näitel, eeskätt juba kõlanud Islandi näitel, on peetud midagi selliseks, mis ühena kõige tõhusamatest abinõudest aitab nüüd seda noorte riskikäitumist ennetada, sest ta pakub seda, et noore väärtushinnangud kujunevad seal või aitab nende kaasa kujunemisele. Lisaks sellele arenevad seal sotsiaalsed oskused, noor saab uusi oskusi õppida, arendada, tal tekib kuuluvustunne ja nii edasi. Samas aga huviharidus ei ole meil võrdselt kättesaadav ja see on probleem. Võrdselt kättesaadav huviharidus aitaks senisest oluliselt veelgi tõhusamat ennetada noorte riskikäitumist ja sellepärast on oluline enda pilk sellele ka pöörata. Meil on päris palju huvikoole, aga umbes 90% neist asuvad kas Harjumaal, Tartumaal või Pärnumaal, mis tähendab seda, et mujal elavad lapsed, nende jaoks see ligipääs on märksa piiratum, olgu see siis huvikoolide kauguse, kohalike huviringide vähese valiku ja mille muu tõttu veel. Lisaks sellele, et on see kauguse küsimus, on veel ka see küsimus, et huvihariduses osalus sõltub olulisel määral vanemate võimalustest ehk sissetulekutest. Madalama sissetulekutega perede lapsed osalevad huvihariduses märgatavalt vähem kui kõrgema sissetulekuga ja see vahe võib käriseda seal lausa pea 2-kordseks. Nii et selline probleem, millele veel osutada ja see ei puuduta ainult, eks ole, õppimisega hädas olevaid lapsi ega ka muul moel abivajavaid lapsi, vaid samamoodi andekaid lapsi, kes elavad maakonnakeskustest eemal, kelle selline potentsiaal võibki sellepärast jääda avastamata ja me ei saa seda endale lubada. Huviharidus on oluline selleks, et me saaks ka need lapsed, eks ole, keda lõpuks siis olümpiale saata. Ja nüüd, kui me räägime abivajavatest lastest, need, kes on õppimisega näiteks hädas, siis nemad saavad selle vajaliku kuuluvustunde ja ka eduelamuse, mida nad oma kooli õppelt saada ei pruugi. Ja see aitab siis neil tekitada kas või muuhulgas õpimotivatsiooni ja lisaks ka vähendab õigusrikkumiste riski. Nüüd kokku ma võtaks nii, et me tõime seal inimarengu aruandes välja ka mõned sellised ettepanekud, mida riik ja kohalik omavalitsus peaksid tegema, mis peaks tähelepanu pälvima. Näiteks koolidelt ja õpetajatelt oodatakse praegu üha enam ja enam, sealhulgas kasvatustööd, ennetustegevust, aga seda on kohati selgelt liiga palju, kõik ei saa nende kanda jätta. Ja siin on nüüd oluline, et riik või kohalik omavalitsus pakuksid sellist hädavajalikku tuge, et huviharidus jõuaks ka võimalikult paljude lasteni, ka neile, kes elavad maakonnakeskustest eemal ja on kehvema toimetulekuga peredest pärit. Ja samuti üle Eesti on selline tase lastega tegelevate töötajate tugispetsialistide võrdluses üsna ebaühtlane, mis vajab ka tähelepanu ja selliseid ressursse alaealistega just nimelt ennetavaks tegelemiseks on vähe. Ja nüüd teine selline suurem mõte on ka see või ettepanek, et me peame pöörama oma pilgud ka rohkem vanematele, et arendame edasi vanemaharidust ja tagame selle, et võimalikult varakult tekiks tihe koostöö koolide ja perede vahel, sest see
viib meid selles mõttes eduni, et seda varem me saame abi vajavatest lastest aimu, me saame neid aidata, teha seda koostöiselt pere ja kodu ning pere ja kooli vahet ja kaasates ka tugispetsialiste, siis see tõenäosus lihtsalt suureneb võrratult, et ta ei satu hiljem sellisel teele, kui me ei soovi, et ta satuks. Nii et see on minu poolest kõik. Aitäh! Tere minu poolt ka, ma teen kiirelt, muidu siin läheb väga pikaks jutt, et räägin lühidalt sellest andmete kasutamisest ka haridussüsteemis ja miks me võiksime seda natukene rohkem teha ja paremini. Mõne näite alusel, et siin juba kõlas, et tegelikult meil on päris suur hariduslik ebavõrdsus erinevate kriteeriumite alusel mõõdetuna. Näiteks, mis te siin näete, siin on 3 numbrit, 13, 26 ja 50. See 13 on PISA uuringust, mille nagu headuses kahtlust ei ole, Eesti on objektiivselt väga kõrgete skooridega seal. Selle uuringu järgi matemaatika tulemuste varieeruvusest 13% seletab ära siis lastevanemate sotsiaalmajanduslik taust. Ehk siis see, kuivõrd jõukas või mitte jõukas näiteks see konkreetne perekond on, kus see laps on. Võib mõelda, et see on piisavalt pisikene, aga tegelikult kui vaadata, kuidas mõõdetakse PISA-s seda, siis me väidame, et tegelikult meil on paremaid viise Eesti iseenda registritega, mis katavad siis kogu populatsiooni, mõõta seda sama seost ja näidata, et tegelikult PISA tugevalt alahindab seda. Haridustulemuste mõõtmisel on ta väga hea, sotsiaalmajandusliku tausta mõõtmisel pigem halb. See 26% on matemaatika põhikooli eksami tulemuste ja antud näite puhul siis vanemate majandusliku tausta või näiteks ema sissetuleku vahelise seose kirjeldamiseks, et kui suure osa variatsioonist siis seletab ära see ema sissetulek. Et näete, need 2 korda suuremad numbrid on. Ja 50% on sama number siis Tallinna kohta eraldi võetuna. Ehk siis 13 on 2 korda väiksem 26 ja 26 on 2 korda väiksem 50. Ehk siis meie oma registrite pealt antud hinnang, mis on siis ka tegelike näiteks sissetuleku andmete pealt arutatud keskmised, siis näitavad, et probleem on sisult 2–3 korda suurem kui see, mis me näeme ühest uuringust. Ja sekkumine või selle suhtes millegi ettevõtmine sõltub ju sellest, kui suur see probleem on. Nii et kui ta on 2 korda suurem, kui me tegelikult arvasime ennast teadvat, siis see on ka oluliselt teistsugune lähenemine, mis me saaksime seal tegema. See on üks selge õppetund, et me peaksime natukene rohkem iseenda andmeid ära kasutama selleks, et üleüldse probleem ära identifitseerida, selle suurusjärk määrata. Aga üks huvitav asjaolu, mis sealt ka kuidagi kogemata välja tuli, et näiteks soov neid andmeid pikendada, mille pealt on siis need tulemused arutatud, põrkas selle vastu, et vahepeal on andmekaitsereeglid piisavalt palju karmimaks läinud, et me seda enam teha ei saa. Mis tähendab sukust paradoksaalset olukorda, et Eestil on suurepärased registrid, neid on võimalik ristkasutada, tehniline võimekus selleks on olemas, andmetaristu on olemas, aga meie enda seatud reeglid hoiavad meid tagasi selle väärtuse nagu sealt välja pigistamisest. Ja kohati oleme sunnitud natukene pimeduses kovama, sõltuma uuringutest, mis võib-olla tundub, et alahindavad tegelikult seda päris olulises määras. Nii et võiks tugevalt nagu mõelda selle peale, et äkki oleks võimalik reegleid lihtsustada, sest see kõik ei ole siuke mustvalge, et me maksimeerime andmekaitse. Tegelikult selle tagajärjeks on see, et me minimeerime andmete teisese kasutuse ja võime probleeme tegelikult mitte märgata. Meie registrid on tegelikult ka rahvusvahelises võrdluses väga head. Registrid üksikult vaadates tunduvad mõnikord natuke infovaesed olevat, katavad kogu populatsiooni, uuringud seevastu lähevad süvitsi mingile teemale, valimite põhiselt katavad väiksemat populatsiooni. Tegelikult see turism Eestis ei kehti, meie registrid on suurepärase kvaliteediga ja neid ristivandes saame me tegelikult päris adekvaatseid tulemusi kogu populatsiooni kohta, mis on väga lähedal sellele, kui süvitsimine uuring näiteks. Näiteks Statistikaamet viimases rahvaloenduses kasutas elukoha määramiseks rohkem kui 20 andmekogu
neid ükshaaval vaadates me ei saa, on ju täpset infot, aga neid kõiki risti pannes tegelikult saame väga täpse pildi. 20 andmekogu kokku panna on tegelikult töökulud oluliselt väiksem, kui minna näiteks 60 000 inimese juurde kodu külastada ja siis see sama info tegelikult sealt ühe küsimusega kätte saada. Mida nende registritega võiks tegelikult siis oluliselt rohkem teha senises poliitika kujundamises on ka, et tegelikult see, mis juba öeldi, mõju hindamist. On üks väga hea tsitaat Milton Friedmanilt, et ärge minnake poliitikaid nende üllaste eesmärkide, vaid tegelikult nende tulemuste alusel. Ja poliitika, millel on väga üllad eesmärgid, mille me võime kõik nõustuda, aga tulemused on head või sootuks ei ole nagu rahuldavad või sootuks halvad, tegelikult päeva lõpuks on ikkagi halb poliitika. Ehk siis mõjuhinnangute tegemine, isetekkeliste andmete pealt registrid on ju, genereeritakse andmed nendesse läbi igasuguste äriprotsesside, mis Eesti avalike asutuste poolt niikuinii tegelikult igapäevaselt käitatakse. Tekivad need andmed niikuinii ristkasutus ja teisene kasutus on majanduslik ülimõistlik, sest need kulud on juba kuskil varem ära kantud. Me saame ainult tulu lisakasutusest. Ja ma lõpetaks enda poolt selle jutu sellega, et näiteks, mida te siin näete, on üks pilt sellest ebavõrdsuse dünaamikast natukene. Et vasakul pool te näete siis nende matemaatika kooli tulemusi koolide jaotust 2 aastal 2017-2021 ja 4 aastat vahet. Väga väike vahe. Kui sinna nii-öelda kõvasti sisse puurida andmetega, tegelikult te näete juba siin visuaalselt, et see jaotus on natuke lapikumaks läinud üle aja. Ja ta on välja hakanud venima siis otsuspunktide poole, ehk siis madalate matemaatika tulemuste ja kõrgemate tulemuste poole. See tähendab, variatsioon andmestikus on suurem, keskmine on ka natukene langenud ja üks natukene hoiatav asi, mis vaikselt silma hakkab, on see, et 2021 võrreldes 2017 andmetega on siuke, kus tundub, et hakkab tekkima 2 tippu. See tähendab, et meil on siis nii-öelda tiputulemustega koolid väga kõrgete matemaatika eksami tulemustega ja on natukene madalama tulemusega ja seal vahel hakkab väike siuke tühimik tekkima. See tähendab, keskmine võib samaks jääda, et see nali, et pea on külmkapis ja jalad ahjus, et siis keskmiselt on hea olla. Keskmine ei näita enam hästi tegelikult, mis seal andmestikus toimub. Ta hakkab eksitama ja meil on see vahe hakanud kasvama. Kui te vaatate paremale poole, siis see on siis seos selle ema sissetuleku ja eksami tulemustega. Kui seda nüüd üle aja hakata vaatama, see on ainult 4-aastane periood, mis nendes andmetes on, siis seos hakkab ajas tugevnema. 4 aasta kohta on päris üllatav, et siuke seos nii palju tugevamaks kasvab, mis indikeerib seda, et tegelikult jah, see trend võib-olla on isegi ajaliselt natukene kiirenenud, sest see on ka iseennast nagu täitev siuke ennustus, et vanemad saadavad oma lapsi siis pigem siukeste tugevate tulemustega koolidesse. Pere sotsiaaldemograafiline taust omakorda võimendab seda, ehk siis tekib siuke tsükkel, millega on vaja tegeleda. Me oleksime võinud seda võib-olla oluliselt parem teada, kui me oleks nende andmetel varem otsa vaadanud, 2 eri registrit kokku pandud, eksami tulemused ja sissetuleku info. Seda dünaamiliselt monitoorida, oleks seda pilti varem näinud ja näeks, mis nüüd praegu ka toimub, sest see on ju mitu aastat nüüd juba kahjuks vana andmestik. Nii et see on nende andmete potentsiaal, probleemi suurus ära tuvastada ja näidata seda dünaamikat üle aja ja pidevalt andmed genereeruvad all juurde. See tähendab, et ka sekkumiste puhul, mis me siin teha võiksime, võib-olla seda alumist otsa on ju proovida süstemaatiliselt rohkem kaasa aidata, näeme ka neid tulemusi natukene kiiremini, ehk siis selle e-riigi infrastruktuuri tulemusena genereeruvate andmete targem kasutamine on see üks teadmine, mis siit teiast ka kindlasti on oluline kaasa võtta. Aitäh! Veronika Uibo, Aktuaalne kaamera, Rahvusringhääling. Paljud teist said täna Riigikogu suures saalis ka juba rääkida ja seal suured poliitikategijad kohati vaatasid selliste küsivate silmadega otsa, et aga mida siis teha? Mul on natukene sarnane küsimus, palun lühidalt igaühelt, kui unistame korraks suurelt ja oleks teie teha ja mis oleks see poliitiline otsus kõigepealt teie valdkonnas, mis tuleks ära teha?
Ma teen otsa lahti sellega, et Mihkli ettekandest tulenevalt Island ja Soome juba teevad näidikute laudu, juba tegutsevad. Ja on suur küsimus, miks meie seda ju 10 aastat tagasi teinud. Nagu Mihkel ka viitas, need andmed on meil kaua juba olnud ja kui me nüüd alles avastame haridusliku ebavõrdsuse, sest juhuslikult ühendasime 2 registrit, siis see on väga suur probleem. Et näidikulauad andmepõhiselt, et me saaks reageerida ennem, kui probleem kasvab juba kriisiks tegelikult. Ja ma arvan, et täna slaididel on juba natuke kriis meil ebavõrdsuse numbreid vaadates. Jah, ma siin oma selles lühikeses sõnavõtus püüdsingi selle lahenduse raamistiku peale välja tuua, et meil endiselt on väga suur erinevus mitte ainult sotsiaalmajanduslikus taustas õpilaste tulemustes, vaid ka selles, et kas õpitakse eesti või vene õppekeelega koolis. Et samamoodi need testi tulemused näitavad, et vene õpilastel on see oluliselt madalam. Ehk et siit tulebki see, et kui me tahame nagu päriselt ka seda lõimumist ja sidusat ühiskonda ikkagi Eestis üles ehitada, siis esimene samm oli eestikeelsele õppele üleminek, aga järgmine peaks olema ikkagi see, et me liiguks selles suunas, mitte kohe Brauch ei hakkaks seda tegema, aga selles suunas, et ikkagi erineva taustaga lapsed õpiksid rohkem koos, et see oleks rohkem see, milliseid koolivalikuid ka tehakse näiteks kõrgemates kooliastmetes, et see ei oleks kuidagi selle põhine, kus elatakse või kes on kaasõpilased või ka mis on huvid. Et kui enne siin oli juttu huviharidusest väljaspool kooli, siis tegelikult ka koolid, räägime näiteks gümnaasiumi tasemest juba, aga ka madalatel astmetel ka ju juba spetsialiseeruvad, kes on võib-olla rohkem muusika, humanitaar, reaal, loodusteaduste kallakuga, et me pigem lapsed hakkaksid järjest rohkem Eestis sorteeruma koolidesse nende huvide põhjal, mitte siis oma vanemate kas siis sissetuleku või keeleoskuse põhjal. Et see koos õppimine on igal juhul see siht, mida tuleks seada, kui me tahame tõesti, et iga laps jõuaks võimalikult oma võimed lõpuni välja arendada Eestis. Ja miks see tuleb, miks see koos õppimine nagu just selle rahvuse mõttes nagu selle efekti annab, võib siis küsida, eks ole. Aga kool on just see koht, eks ole, kus kujunevad väärtused, sõbrad, kõik sellised asjad, mis tegelikult lõpuks seda elus inimest edasi kannavad ja mõjutavad kõiki neid hilisemaid valikuid ka. Et see on see, mida see teaduskirjandus ütleb, et kuni selleni välja võib-olla tekivad ka kooselud, eks ole, koos õppimisest, eks ole. Nii et see on nagu see teema ja mida konkreetselt peaks ikkagi selgemalt uurima on see, et me teame ka need hirmud on. Et need on vanemate hirmud, on Eesti vanemate hirmud, on vene vanemate hirmud, eks ole. Et me nagu päriselt hakkaksime nendega tegelema ja siis mõtlema, et mis metoodikad siin on. Ja nagu öeldud, meie aruanne tegelikult ei läinud selles mõttes nagu õppeprotsessi sisse. Me ei rääkinud sellest õppeprotsessist. Et selles mõttes oleks nüüd järgmine samm see, et ka haridusteadlased võtaksid selle järje üle ja mõtleksid, et missugused need metoodikad nagu aitaksid neid hirme minimeerida ja võimalusi siis maksimeerida, et see on nagu juba puhtalt selliste õppemetoodikate arendamine. Ja siin ei ole ka ju midagi uut, et selliseid ikkagi mitmekultuurilisi koole ja keskkondi on maailm täis, et ikkagi vaadata, mis on need parimad praktikad ja neid siis kuidagi Eesti kontekstis tasapisi nagu välja arendada, et see oleks minu arust väga loogiline. Ja muidugi see, mida siin ka pikalt räägiti, et seda kõike kogu aeg peaks me paremini monitoorima. Et ma ei tea, kes seda ütles, kas oli Eneli või Mihkel, sina, et kui me praegu teeme uuringuid, siis on nagu kogu aeg fotod ja need fotod nagu vananevad, sest kogu aeg ühiskond ju muutub ja järjest kiirem ühiskond muutub. Ja suudaksime natuke dünaamilisemaid neid mõõdikuid luua, just need Eesti registri andmeid hästi ära kasutades, me saaks paremini aru, et kuhu need erinevad poliitikavalikud meid siis viivad, et kas siis nagu läheb parema suunas või mitte, et meil oleksid natuke dünaamilisemad need mõõdikud. See oli väga põhjalik vastus. Vabandust. Nii, minul on paraku selline valdkond, et kiusatus on öelda lisarahastust on tarvis, eks ole. Kus seda saab ja kuidas seda saab. Samas, kui me räägime huviharidusest, siis siin on selline väga hea uuring tehtud, millele Eneli Kinsikuga on osutanud ja minu arust me ise osutasime ka enda peatükki sellele. Nimelt, et Suurbritannia näide on selline, et iga euro, mis riski noore sporditegevusse investeeritakse, toob lõpuks riigile hoopis säästu kuni 44 eurot. Mis on hoopiski, et kui me ka praegu paigutame mingisugust raha sellesse, et huviharidusega tegeleda, muuta see kättesaadavamaks ka neile, kes
elavad maakonnakeskustest eemal, olgu see siis toetuste süsteem, transporditoetus, majutustoetus, mis iganes, mida suudab näiteks kas kohalik omavalitsus praegu tagada või siis peab riik võtma mingi poliitilise otsuse vastu, et kohalikel omavalitsustel oleksid need vajalikud vahendid olemas, et seesugune otsus teha, siis see kindlasti on see rõhuasetus, mida praegu võiks ette võtta nüüd ja kohe. Teine asi, ütleme, mida erinevad siin hariduse valdkonnaga seotud tipptegijad on välja toonud, on vanemaharidusega tegelemine, et me peaksime seal ka rohkem töötama välja, mõtlema läbi tugistruktuure, kuidas vanematega tegeleda, kuidas abivajavate laste vanemate tähelepanu võita, kuidas neid õpetada, koolitada ja suunata neid, et see abivajav laps saaks võimalikult varakult saaks midagi sellist, et nüüd vanem tuleb selle olukorraga ka toime ja suudab last edasi suunata niimoodi, et see olukord ei lähe käest ära. Et need on 2 sellist, ma arvan, praegu kõige konkreetsemad. Jah, ega mul väga palju teistel lisada ei ole, et ütleks, et vaadates nii-öelda selle andmepoole peale, et mõjuhinnangud, see, mida Tiit ka siin näiteks mainis, on ju, et aitab võib-olla osaliselt ka natukene nende muudatuste ootusi nagu juhtida, et kui me sellele eestikeelse õppele ülemineku näeme hetkel, vanemad on kohati on ju ärevad sellepärast, et nad näevad lühiajaliselt, kuidas on tegelikult võib-olla natukene halvemaks läinud. Aga see on täiesti oodatav sellise reformi puhul, et alguses jah, võib tõesti olla lühiajaline mõju negatiivne, aga pikaajaline mõju, nagu need uuringud siin on tegelikult näidanud, üle välja positiivne peaaegu kõikides on ju spetsiifilises domeenis, kuhu me vaatame. Aruanne ise võtab põhjalikumalt veel kokku, näitab tervise tagajärgi, tööturu tagajärgi, kõike muud, igal pool positiivsed efektid tegelikult on ju. Kui me oleme mõjuhinnanguid natukene paremini teinud, süstemaatiliselt teinud ja dünaamilisemalt näidanud, siis me tegelikult võib-olla suudame natukene seda kannatlikkust ka genereerida, sest soov peale esimest, see on valus, on ju alguses reform, midagi hakata tagasi keerama või pehmendama, seda me näeme selle eestikeelsele õppele ülemineku puhul ka kohati juba nagu praegu natukene on väga suur. Aga alguses on natukene raske, sest pärast seda on lihtsalt läbivalt ühiskonnas suured võidud kõik. Et seda näha, see aitab ootusi juhtida ja võib-olla natuke aktsepteerida seda, ja küll teeme korra koos selle eksperimendi läbi, sest tegelikult me teame, et 2, 3, 4 aastat ja järgmised 20-30 aastat on kõikidel parem tulemus tegelikult selle. Et mis puudutab hariduslikku ebavõrdsust veel kord, ja just Tallinna baasil. Kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna hommikul viitas vastusena sellele probleemile, et vaja on kvalifikatsiooniga õpetajaid ja praegu ju õpetajate karjäärimudeli raames sellega väga intensiivselt tegeldakse. Ma tean, et teie olete karjäärimudeli suhtes mõnevõrra kriitiline olnud. Samas tuleb siit aruandest ka välja, et kõik need uuendused, mida tehakse, et me viime ellu ja alles tagantjärele analüüsime, et kuidas seda seost nüüd hinnata, mis puudutab siis sellist poliitilist vaadet ebavõrdsusele, aga teisalt samas seesama, millele te ise olete viidanud. Jaa, millele ma ise olen varem viidanud, on see, et inglise keeles on termin out of field teaching, tähendab seda, et kui õpetaja õpetab ainet, kus tal endal ettevalmistust ei ole, ja ma ei räägi pedagoogilisest ettevalmistusest, ma räägin aine ettevalmistusest, siis teadusuuringud näitavad, et selle kahju sotsiaalmajanduslikult taustalt nõrgematel lastel on kõige suurem. Kui õpetaja, kes ei tunne ainet ja õpetab raskema taustaga lapsi, siis tegelikult see ühiskond maksab selle kahju tulevikus kinni. Ja täna, mida me Eestis teeme tegelikult väga tugevalt, on ikkagi see, et me vaatame suuresti seda pedagoogilist kvalifikatsiooni. Ja meil on andmete pime nurk, me ei ole täna keegi vaadanud, kui palju on täna klasside ees
kui palju on klasside ees õpetajaid, kellel on küll see pedagoogiline kutse, aga nende ettevalmistus on hoopis teises aines, et mis see protsent on. Ja mulle tundub kohati, et näiteks kas või matemaatikaõpetajate või eesti keele õpetaja puhul, kui on hästi palju õpetajad, kes tegelikult seda ainet ei valda, nad pole ise õppinud või selle alal praktiseerinud, need tulemused võivad ka olla korreleeritud selle eksamitulemustega. See on lihtsalt hüpotees hetkel, aga need andmed on olemas, võiks vaadata. Et kindlasti see õpetaja ainepädevus on nii tugevalt korreleerub ikkagi selle lapse tulemustega ja tõesti, nagu ma ütlesin, kõige rängem on see madala sotsiaalmõju taustaga lastele, kui me seal nagu ainepädevust juurde ei aita. Et see pedagoogiline pädevus, ma tean küll, et see on 2 koolkonda. Üks koolkond väidab seda, et pedagoogiline pädevus on number 1 ja aine tundmine pole nii oluline. Aga kui ma vaatan teadusuuringud ikkagi, siis pigem see aine tundmine on see baas ja pedagoogilise sa võid nagu justkui juurde omandada, kui vaja. Aga kui ainet ei tunne, siis on väga raske seda ainet ka lastele selgeks teha.